hommikust. Ja tere hommikust ka minu hommikuöösid koomerust polegi aga näha vist. Minu armsad vahetised, mul pole nii ammu vahetist olnud. Ja eile õhtul nad hakkasid ennast ilmutama ja nüüd jah, ma loodan, et nad rohkem paiste ei lähe, sest ma pean täna pildistama veel minema. Settingi ennast valmis praegu, joon oma kohvikest. Jah, mul õnneks oli mõned tabletid kaasas, mis ma tavaliselt võtan siis, kui mul vahetised tulevad. Neid tuleb alati mitu, nad lähevad hullult paiste, seega ma loodan, et nad taanduvad kiirelt. Aga täna on kolmapäev. Lähme laupäeval tegelikult Portugali 4 päevaks. Seega ma mõtlesingi, et ma vlogin nüüd paar päeva ja siis ma teen kindlasti Portugalist ka eraldi vlogi. Aga praegu panen ennast valmis ja siis juba suundume pildistama. Nii, me oleme nüüd valmis kodust lahkuma. Me pildistame siis lühkareid täna. Ühed on lühemad, teised on pikemad. Ma panin ühed juba jalga. Ja meil vist võtab sõit päris kaua aega, sest tee peal olid mingid avariid. Üldse siin on suht viimasel ajal, siis kui me oleme nagu pildistama sõitnud suure tee peal, on kogu aeg avariid. Üks päev oli nagu 4 autot vist ahel kokkupõrkes, ühesõnaga päris hull. Panin kreemikest tuule peale. Meil väga kaua ei tohiks minna ja vaatame, mis lõunas siis saab. Kas me kannatame koduni tagasi tulla või käime kuskil vahepeal lõunat söömas? Kes paistab? Lõpuks pärast pikka sõitu me jõudsime sellisesse kohta nagu Benaja 5 ja otsime nüüd siit mingit matkarada. Siis me välja vaatasime kodus, kus saaks pilte teha. Me tripime siis jalgsi sinna matkaraja poole. Aga tee peal oligi avarii. Tõmbas nagu nii lukku selle suure teeni, et me passisimegi lihtsalt tavaots, mida me 20 minutit sõidame, siis täna läks 50 mintsi. Ega jah, suht selline tüütu. Võib-olla me tulime natuke liiga kaugele, et peame autoga tagasi minema. Seal oli enne ka üks parkla. Aga vaatame, kus me sisse saame. No nii, me leidsime mingi väikse värava, kus siit sisse minna. Juba 2 läbi ja me loomulikult pidime lõunat sööma tulema, sest kõhud olid nii tühjad juba. Täna sööme poket. Mina tegin ise endale poke või tähendab, siin oli niimoodi, et said. Tubli tüdruk. Ühesõnaga Rain tellis menüüs valmis oleva poke selle lõhega ja mina võtsin siis, vaata kui mul oli, ongi lõhe siin ka. Ma panin ise kokku ühesõnaga. Võt, hakkame siis sööma ja tisu. Nii, me käime nüüd ruttu kodus vahepeal ja tegelikult on põhimõtteliselt täna vaja veel 3 asja pildistada. Ma ei tea, kas me jõuame päris 3 tehtud, aga 2 proovime vähemalt ära teha, nii et ma käimegi vahepeal kodus, vahetame riided ja siis läheb tööpäev edasi. Aga enne otsime veits sularaha, et puuviljaputkast apelsini ja sidrunit osta. Näeks. Ja kotitäis vitamiine ostetud. Läks kurgid, apelsinid, sidrunid. Kokku vist äkki 2 euri midagi maksma. Nii et me hakkame õhtul sellest värsket mahla tegema. Oih! Me tulime vahepeal siis jälle tuppa. Ma käisin vahepeal, pesin juuksed ära, siis ma pean veits soengut muutma ja väike selline pausike, nii et ma teen nüüd nendest puuviljadest mahla, mis ma ostsin. Ma olen lihtsalt viimased päevad tundnud, et nagu tervis on veitsa nagu nõrk. Ma arvan, et sellepärast ka need ohatised tulid, seega ma tunnen, et see apelsini ja sidruni mahl teeb nüüd asja nagu paremaks. Ma nüüd preppisin kõik asjad, meil on seller, see läheb Rainile mahla sisse, õunad ja siis sidrunid ja apelsinid.
nüüd järgmisse kohta, kus pildistada ja siis käime veel korra kodus ja teeme selle kolmandad asja ka ära. Ja siis on tänaseks sellega tehtud. Aga meil on vahepeal ilmad siin ilusaks läinud, nagu te aru saite. Vihm on järele jäänud ja tõesti üks päev oli nii soe, et terve rand oli rahvast täis, kaasa arvatud meie olime rannas. Nii et me lihtsalt päevitasime, ülimõnus oli. Ja praegu on ka tegelikult, ma ei tea, mis see kell juba on, 6 äkki või? 7 lausa ja õues on tegelikult väga soe ja me keerasime ka vahepeal kella, aga 1 tunni võrra edasi, see tähendab, et õhtul on veel kauem valgem. Saime nüüd pildistamisega ühele poole, kell on 8:30 ja meil on täna veel üks asi jäänud, me peaks toidupoes käima, sest külmkapp on täiesti tühi. Aga me peaks suht läbi mõtlema, mida me üldse ostame, sest me oleme ainult 2 päeva ju kodus. Seega lähme vaatame, mis poest leiame ja teiega näeme juba homme hommikul. Tere hommikust! Täna on õues väga sombune ilm. Juba öösel hakkas vihma sadama. Te näete, see on suht pime ka. Ma ei tea, vist pärast lõunat näitas, et läheb selgemaks. Aga mis saaks olla veel ideaalsem kui vihmasel päeval koristamine. Seega, ja kuna me lähme laupäeval niikuinii reisile ka, siis mulle meeldib alati reisilt tagasi tulles, kui kodu on korras. Seega täna hakkame koristama. Kõige lemmik on muidugi vannituba. Sain nüüd lõpuks koristatud pärast, ma ei tea isegi mitu tundi mul aega läks, aga igatahes aeg on nii kaugel, et peaks mingi lõunavariandi peale mõtlema. Käisime eile õhtul poes ja võtsin mingit kana ja jääs on veel mingid juurikaid, nii et peaks võib-olla selle valmis tegema. Saab õhtul ka seda süüa. Aga tänane päev põhimõtteliselt ongi siis selline, et peaks lõuna ära sööma ja tegelikult võiks natuke hakata mõtlema pakkimise peale, sest me oleme Ryanairiga. Ma isegi ei tea, mis kott sinna kaasa võtta. Ma pean need mõõdud üle vaatama, pole nii ammu Ryanairiga lennanud. Nii et see saab olema paras peavalu. Milline kott kaasa saab ja mis asju üldse võtta. Õnneks me oleme ainult 4 päeva, nii et ilmselt pole palju asju vaja. Ja Porto ilm oli suht sama, ma vaatasin, mis siin Hispaanias. Seega ilmselt ongi nii, et lähme pikkade riietega ja võtame mingid lühemad kaasa. Vot, selline plaan siis täna. Võiks korra õues ka käia mingil tiirul, sest vihm jäi iseenesest vist järgi. Tegutseme edasi. Minu sellest kanast ja juurikatest sai hoopis omelett. Ma reaalselt teen alati midagi munast, siis kui ma ei viitsi tegeleda suurema toiduga. Ma lihtsalt tuli meelde, et eilsest jäi liha alla ja siis keerasin kõik selle kokku ja teen omeletti hoopis. Tere! Viskab veits nagu mingid poissmehe vaibi siia. Aga ma leidsin eile poest, kus juures mingid uued proteiinipudingid või jah, see peaks puding olema. Kas proovin selle ka ära. Nüüd aga peaks väikse jooksultiiru tegema, enne kui hakata õhtusööki tegema. Nii et käime jooksmas ära, siis hakkame õhtusööki tegema ja pärast seda peaks hakkama vaatama seda pakkimisasja. Ei olnud lihtne.
enne kui ma pesema lähen, ma mõtlesin, ma viskan selle kana ka ahju. Ma ei tea, kui paljud teist Hispaanias on proovinud sellist asja nagu allioli. Väga popp teema siin. Pannakse igal pool kohvikutes. Pannakse igal pool kohvikutes ka saia vahele ja nii see on nagu põhimõtteliselt majonees küüslauguga. See on hästi-hästi küüslaugune. Ja ma mõtlesin, et ma panengi siia kanale seda alliolit ja veits sinepit ja siis panen siia kuuma õhu fritüüri, nii kauaks, kuni ma siis pesemas käin. Nüüd vaatame, mis sellest asjast välja tuleb. Siis veits sinepit ka. Soola-pipart ja siis panengi see kana siia küpsama. Mul jäi 2 juppi veel homseks ka, aga täna siis läheb 2 tükki siia. See näeb rohkem normaalse toidu moodi välja võrreldes selle lõunase asjaga. Seda kastet ei taht või? See on parem. Tegin siia jogurtikastme ka, mis on nagu vähe tervislikum, aga läinud su pikka oma mingit veidrust. Ja tisu! Aga meie läheme nüüd oma õhtusele jalutustiirule. Järgmine vlog ongi siis Portugalist. Selle vlogiga ma hakkan ilmselt juba täna õhtul tegelema. Jah, aitäh, et sa vaatasid ja näeme juba järgmine nädal. Tšau!